No ma võin ju nüüd ringi nagu glitterpall mingi järgmist nädal aega. Halleluja. Tere tulemast tagasi mu kanalile ja tere tulemast ametlikult esimesse jõuluvideosse. Kuusk minu jaoks üleüldiselt on see kõige tähtsam element jõuludekoratsioonide juures. Minu arust see on see, mis loob tuppa meeleolu. See on kõige suurem asi, mida sa terve kuu aega näed, nii et see peab olema on point ja aastate jooksul olen ma õppinud selliseid väikseid tsippe, häkke, kuidas oma kuuske natukene paremini dekoreerida ja kuidas jätta mulje, et see näeb selline kallim välja. Et ma jagan tänases videos teiega esiteks mõndasid uusi jõuludekoratsioone, mis ma see aasta endale soetasin ja kust ma need sain ja kui hea diiliga ma need sain ja teiseks kuidas ma saavutasin selle. Kuna ma eelmine aasta ei saanud korralikult oma kuuske dekoreerida, siis ma mõtlesin, et ma lähen see aasta all out. Teema on sama, mis eelmine aasta ja siinkohal ma tahan rõhutada, et iga aasta ei pea erinevad teemad kuusele valima. Ma tean, et on inimesi, kes on nagu üks aasta ma tahan punast kuuske, üks aasta ma tahan kuldset kuuske, üks aasta ma tahan minimalistlikku kuuske, üks aasta ma tahan sellist kuuske, et pole ühtegi et see on iga aasta mõnel inimesel erinev. Aga minu põhimõte kuuse ehtimisega, üldse dekoratsioonide ostmisega on see, et ma saaksin iga aasta kasutada neid samu dekoratsioone, mis mul eelmine aasta olid ja võib-olla lihtsalt lisada sinna juurde midagi uut. Ma ütleks, et minu selle aasta või üleüldse minu jõulustiil on selline boho luxe. Tahaks öelda minimalistlik, aga kui me selle kuusega lõpetame, siis te näete, et selle juures ei ole mitte midagi minimalistlikku. Ma lähen all out kuusega, sest kuusk on jõulude showstopper. See on see, mida inimesed näevad, kui nad su koju kõnnivad ja sellepärast ma tunnen, et mina isiklikult panen kõige rohkem rõhku enda kuusepuu välimusele. Kui sa tahad enda kuuske võimalikult huvitavaks muuta, siis ma soovitan alati kasutada hästi palju erinevaid tekstuure, suuruseid, kujusid ja nii edasi, sest see on see, mis tõmbab su silma kuuse peale. Nagu sa näed, siis minu kuusel on juba tuled peale pandud. Ma tegin seda ainult selleks, et natukene kiirendada seda kuuse dekoreerimise protsessi, sest et tulede pealepanemine on üks kõige tüütumaid asju üldse minu arust. Ja see võtab aega. Ja ma mõtlesin, et seda ilmselt kõik niikuinii oskavad teha. Kõigil on oma süsteem olemas, kuidas need tuled sinna peale saavad. Nii et selle osa me skipime. See kuusk on täpselt see sama kuusk, mida ma olen kasutanud nüüd 3 aastat järjest. See on siis kunagi pärit Jyskist. Seda sama mudelit ei müüda enam. Küll aga ma usun, et ka praegu on tegelikult väga palju häid kunstkuuski müügil. Kõik need sammud, mis ma teiega jagan, need töötavad ka päris kuuse peal. Ma lihtsalt päriselt julgen öelda, et päris kuusk näeb väga ilus välja, annab selle toreda aroomi, aga teda on natukene raskem dekoreerida puhtalt sellepärast, et need oksad ei ole väga koostööaldid. Igal ühel oma, kui sa oled päris kuuseaustaja, you. Mina isiklikult eelistan kunstkuuske lihtsalt sellepärast, et see annab mulle nii palju rohkem vabadust dekoreerimisega. Pluss ma ei pea iga aasta tegelema pärast selle koristamisega, kui jõulud on läbi. Ja kolmandaks, ma säästan ühe kuusepuu iga aasta ja jätan ta metsa. Veel üks asi, enne kui me lähme dekoreerimise juurde, on kuuse jalg. Kui sa tahad oma kuuske muuta võimalikult disainer välimusega kuuseks, siis ma väga soovitan peita ära kuuse jalg. Kunstkuuskedel on alati see 3 hark või 4 hark, mis hoiab neid üleval ja see ei ole just kõige atraktiivsema välimusega. Ja te olete kindlasti näinud, et kasutatakse erinevaid vaipasid, et katta neid ära, kasutatakse kuuse seelikut, mis tavaliselt on siis punutud. Mina see aasta läksin natukene teist teed pidi ja see pott, mis siin all on päriselt õuepott ja ma sain selle ka rautast, maksis 37 €. Ta tegelikult oli täiesti tavalist savivärvi, aga ma lihtsalt värvisin ta kergelt valge värviga üle ja sain sellise hästi mõnusa ägeda looki sellele vaasile või potile. Kõik kaunistused, mis see aasta kuuse peal lähevad, ma julgen öelda, et on ka see aasta saadaval. Ja enamus kaunistused, mis ma ostsin, on ostetud üldjuhul kas Hortesest, Pepcost, Jyskist, Ikeast ja see aasta ma siis lubasin täiendada enda kuuse dekoratsioonide kollektsiooni natukene rohkem high-end kallimate ehetega. Selle aasta dekoratsioonid on enamus ostetud kas Shishist või ka rautast. Te kuulsite õigesti ka rauta ja me räägime lähemalt, kui me jõuame nende dekoratsioonideni, kui bomb ka rauta reaalselt see aasta on. Me oleme harjunud ostma tavaliselt neid kõige klassikalisemaid
vist on 10 sentimeetrise diameetriga kuulikesi, aga kui sa otsid natukene suuremaid ja ilusamaid, erilisema välimusega jõulukuule, siis She on see koht, kus neid leida. Ja mina siis see aasta täiendasin ka oma kollektsiooni just She'st suht palju ja ma alustan dekoreerimist kuuse seest välja. Üks soovitus veel, enne kui me dekoreerima hakkama, on see, et vaata, milline külg saab olema sinu esikülg, milline on see kuuse külg, mida kõik näevad, kui nad su juures istuvad, kui te teete jõuluistumisi, mis iganes, sest et enamus inimesi üritavad dekoreerida tervet kuuske ja ilmselgelt selleks ei ole kunagi piisavalt ehteid, et seda teha. Võib-olla mõne aasta pärast sul on kogunenud nii palju ehteid, et sa saad terve kuuse full out ära dekoreerida, aga minul see aasta ei ole nii palju ehteid, nii et mina pean otsustama, milline osa on kõige nähtavam inimestele ja sinna ma panen kõige rohkem rõhku. Seal on kõik mu main elemendid ja kuuse tagumine osa ilmselt jääb täiesti paljaks, aga kes see teab, sest et see on vastu seina. Kuna She ehted on kõik klaasist, siis ma tegelikult ilmselt panengi need natukene kõrgemale, et Luuna neid kätte ei saaks, sest et kui sa elad lastega, koertega, me peame mõtlema sellele, et see kuusk oleks ohutu ja samuti, et meie ornamendid elaks selle jõulu ikkagi üle. Nii et enamus klaasehted ma paigutan ka natukene kõrgemale, sest et see lihtsalt ei oleks tark tegu neid allapoole toppida. Ma soovitan hästi tihti astuda korra tagasi, et vaadata, kuidas see üldpilt on ja kui sa oled rahul sellega, kuidas üldine pilt välja näeb, siis lihtsalt jätka lisamisega ja lisa veel juurde. Okei, meil on esimene kiht ehteid peal ja ma jätkan kuulikestega, sest et kõik erikujulised ehted lähevad suhteliselt viimaste seas ja ma võtan lihtsalt järgmise suuruse kuulikestest, mis mul on ja ma tahan nad riputada siis üpris lähedale nende suurte kuulide juurde, et ta komplimenteeriks seda kuuli ja samuti, et ta tõmbaks silma rohkem nende suuremate elementide juurde. Ma tahan, et need kuulid pigem ripuksid, kui ma eelmised kuulid suhteliselt lükkasin kuuse sisse, siis need kuulid ma tahan pigem, et nad tõesti suudaks rippuda oma ette, aga et nad jääksid ikkagi kuuse sisse, if that makes sense. Võib öelda, et meil on esimene kiht ornamente peal. Ma ütleks, et kui sa pigem oled selline minimalistlik austaja, siis sa võiksid vabalt siin lõpetada, võib-olla lisada natukene karda. Ma ei mõtle seda odavat karda, vaid ma mõtlen näiteks mingi puidust, helvestega kard, pärleid või siis H&M-is on paberist ornamentidega kard. Ja sa võiksid siin lõpetada ja call it a day. Aga meie jätkame ja me lisame siis kolmanda kihi, milleks on kõik erikujulised, erineva tekstuuriga ehted. Ja ma arvan, et ma lähengi edasi kujukestega ja mul on tegelikult päris palju erinevaid kujukesi eelmise aastaga tekkinud, need kõik on Hortesest ja ma arvan, ma lähengi edasi siis nende piparkoogi mehikestega, nagu te näete, siis siin on veel silt küljes, sest ma reaalselt ei saanud eelmine aasta seda kasutada ja ma arvan, ma panen ka need põhjapõdrad sinna külge lõpuks ära, sest et eelmine aasta need olid need kujukesed, mis tekitasid minu selavust, et ma saan kuuske dekoreerida, aga noh, nii ei läinud, eks ju. Ma olen kusjuures üpris kindel, et need samad piparkoogi mehikesed on saadaval ka see aasta Horteses, sest et ma just hiljuti käisin ja ma nägin, et midagi taolist seal oli, nii et kui sulle need meeldivad, siis Hortes is the place you'll find them. Sama kategooria alla lähevad meil ka kõik need paberehted, sest et nad on siis natukene teist tekstuuri, eks ju. Ja kusjuures see H&M-i komplekt ei olnud tegelikult mõeldud kui ehted, vaid see oli siis kas vanik, kard, mis iganes sa tahad selle kohta öelda. See oli ühes tükis üks pikk riba, aga kuna ma tahtsin neid ehteid ja see oli päris hea hinnaga, et kogu see komplekt oli 17 €, ehk see üks pikk riba, siis ma lõikasin need lihtsalt lahti ja kleepisin nende samade paeltega neile lihtsalt riputuspaelad külge
ja vot sulle väike DIY sain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 väikest kuuseornamenti 17 eurost, nii et üks maksis 1 euro, mis on suhteliselt klassikaline minu arust, eriti kui sa ostad eraldi. H&M-is oli müügil neid kui ornamente ka, mis olid natukene suuremad, aga minu arust see üks maksis mingi 2 euri, nii et tegelikult see väike häkk säästis mulle ka natukene raha. Järgmiseks ma lähen ornamentide juurde, mida ma tegelikult eelnevad aastad ei ole kasutanud ja see idee ma arvan, et tuli Pinterestist, ehk siis ma liigun edasi pärgade juurde. Pärgasid me riputame tavaliselt igale poole mujale kui kuuse peale, aga mulle see mõte nii meeldis, et kasutada pärga ja tühja ringi kuuse peal, et ma hakkasin vaatama, kas kuskil müüakse selliseid ornamente ja muidugi on Shishi selle trendiga kaasa läinud, nii et minu arust oleks ülitore panna näiteks need 2 pärga kokku ja ma kavatsen siis teha seda mitut eri moodi. Ma arvan, et osad pärjad ma lihtsalt lükkan siia sisse, et muuta kuusk natukene täidlasemaks ja osad pärjad me paneme siis rippuma, et tuua natukene sellist teistsugust kuju, võib nii öelda, teistsugust kuju kuuse juurde. Ma ei tea miks, aga mu mikrofon ei tahtnud nüüd sel hetkel koostööd teha ja ma üritasin tegelikult teile siin seletada, et järgmiseks sammuks on siis oksade kasutamine ja need kõik oksad, mis mul käes on pärit K-rautast. Nagu ma ütlesin, K-rauta lihtsalt on the bomb deary see aasta dekoratsioonidega, päriselt minge vaadake sinna. Kõik asjad peaksid olema minu arust siiamaani -50%, nagu kõigis teistes poodides, nii et minge vaadake K-rauta üle. Igal juhul sealt olen ma iga aasta endale jõuluoksad saanud, mis on nagu üliekstra ja ma kasutan neid, et täita kõik tühjad kohad, mis mul kuuse sisse on jäänud ja see on ühtlasi ka kõige viimane samm, mida ma tavaliselt teen ja see on väga kaval samm, eriti kui sul ei ole näiteks piisavalt dekoratsioone, sest et sa saadki kõik suuremad tühjad kohad täita ära, näiteks kui sul on kuuses auk, saad selle ära täita, ajapikku ikka tekivad, et kuuski ei ole võib-olla nii ilus, kui see nagu esimene kord oli, kui sa kasutasid, nii et see on väga hea häkk, mida kasutada, kui sa just nagu vajadki täitematerjali, pluss see muudab kuuse mega luksuslikuks. Astu tagasi, imetle seda ilu, mis sa just lõid. Võib-olla mõni teist dekoreeris minuga koos, võib-olla mõnel on juba kuus dekoreeritud ja sa mõtled, et võiks midagi ümber teha. Igal juhul ma olen väga rahul. Ma tegelikult tunnen, et ma saaks siia peale veel asju mahutada, nii et ilmselt selle kuu jooksul ma seda ka teen. Aga ta praegu juba näeb minu arust väga ilus välja ja midagi, mida sa näeksid Shishi poes. Ma reaalselt tunnen, et see kaamera ei too selle kuuse ilu täielikult välja, aga kui te päris elus oleksite siin, siis it's a vibe, I tell you, it's a vibe. Ma oleksin tahtnud seda videot teha isegi rohkem detailsena, aga ausalt öeldes üksisükseid asju filmida on päris raske. Ma loodan, et midagigi kasulikud te siit saite ja mina näen teid juba järgmises jõuluvideos. Bye!